Me oleme üle aasta korraldanud umbes iga kuu heategevusõhtu. Ehk siis mina, Aare ja üks Peeter, kolmekesi töötame baaris. See ei ole meie tavapärane töö, aga oleme siis baaris ja kogume raha Karoli Illenseri fondile. Ja see mõte tekkis sellest, et juba üle 2 aasta tagasi tuli veteranide päev. Ja mina arutasin Aarega, kes on mul hea sõber, et midagi head võiks teha või kuidagi võiks erilisemaks muuta selle päeva. Ja siis meil jäi natukene planeerimiseks aega väheseks, tuli suvi peale ja siis tuli uus mõte, et aga miks mitte hoopiski toetada neid lapsi, kelle vanemad on käinud missioonidel, kes on kas siis hukkunud või haavata saanud. Et minu jaoks on see väga südamelähedane teema, kuna ma olen ise ka töötanud 2 aastat Afganistanis Eesti assurina. Ma olen näinud neid Eesti poisse, kuidas nad on missioonidel. Ma väga austan seda, mida nad teevad ja see pühendumus, mis neil on väga südamelähedane. Ja nii kord kuus koguvad 3 sõpra baaritööd tehes külastajatelt annetusi, millele lisatakse enda jootraha ja protsent baari käibest. Kõik selleks, et head teha. Ma arvan, et see on üks hea viis, kuidas heategevust teha natukene lõbusamal viisil või natuke teises vormis. Et ma usun, et taolisi heategevusviise võib olla veel mitmeid. Lihtsalt tasub inimestel natuke mõelda, natuke fantaseerida ja need võimalust leida. Eesti inimene hoolib ning leiab järjest rohkem võimalusi, kuidas aidata. Ka ehitusettevõtte Nordecon, mis on valmis ehitanud paljud riigikaitselised objektid, on Karoliin Illenseri fondi püsivalt panustanud. Me oleme Karoliin Illenseri fondi toetanud erinevalt. Oleme andnud sellist tavapärast otsetoetust, aga ma arvan, mis võib-olla olulisem, aidanud tuua sellist laiapõhjalisemat toetust, kutsudes oma koostööpartnereid, oma kliente, oma töötajaid panustama sellesse. Viimati just selle aasta alguses, kui tähistasime oma 30. tegevusaastat, siis selle asemel, et kingitusi tuua, palusime kõigil lahkelt annetada hoopiski fondile. Nii et loodame sellest saada ka sellist nagu võimendusefekti, et mitte ainult enda panusega, vaid tuua ka teisi juurde.